Ürje on lõpetanud Virginia ülikooli ja saanud oma juriidilise doktorikraadi Minnesota ülikoolis. Mõlemad ülikoolid lõpetas ta cum laude. Oma juristikarjääri jooksul USAs nõustas ta muu hulgas ka Fortune 500 ettevõtteid nii äriõiguses kui ka rahandusküsimustes. Euroopas on Ürje tegelenud mitme aktsiaemissiooni ettevalmistamisega ja edukalt läbi viinud mitmeid ühinemisi ja ülevõtmisi. Tema kogemuste pagasisse kuulub ka Soome kõrgtehnoloogilise optika ettevõtte juhtimine ja USA investorite nõustamine. Täna on Ürje partner ettevõttes Solon Partners ning tegutseb Ingel-investorina. Paraku nii, nagu kui me ise kirjutame endale mingit teksti ja siis loed seda sama teksti üle, need kirjavead ja mingid loogikavead ja asjad enam ei jää silma, sest et sina oma peas tead väga hästi, mida sa tahtsid ütelda. Ja see peas kõlas väga hästi. See oli väga loogiline su peas ja see, kui sa loed, kuna sul on see lugu peas, siis sa ei näegi neid probleeme. Aga kui sa annad kellegi teisel lugeda, siis nendele kohe tulevad need vead nagu... Ja nad ei saa arugi, mis sa tahad öelda. Ja, et mis sa siin räägid? Ja sina ei saa aru sellest, miks nemad ei saa aru, eks? Ja tekib see disconnect seal. Sellepärast on hea tuua värske silmapaar ikkagi ettevõttesse sisse, et kes vaataks üle, võib-olla küsiks küsimusi, mida ei ole küsitud ennem. Et sellest on kindlasti abi. Sõna konsultant on ikkagi pigem, ma tunnetan negatiivse konnotatsiooniga. Et näiteks hiljuti oli see mingi koosolek ja keegi tegi mingit nalja, et oot, kas me oleme seal konsultandid või teeme tööd? Et nagu need oleks kaks erinevat maailma täiesti, et kas me läheme sisse nagu tegema asja või läheme sisse konsultandina. Et see oli nali, väike utreering ja väike selline liialdus kindlasti, aga ikkagi kõigil oli naljakas, et kõik tundsid midagi selles teemas ära, et ikkagi konsulteerimine ja tegemine on kaks erinevat asja. Et selles mõttes ma ütleks, et on olemas inimesi, kelle nõu väga respekteeritakse. Ma tean, et näiteks Purde siin hiljuti kuulutas välja, et tema hakkab oma Chew-projekti koomale tõmbama ja tal on nüüd uut aega ja võimalusi, eks. Tema kui konsultant, ma saan aru, nüüd saab mingi 15 pakkumist nädalas või midagi sellist. Et need inimesed, kes on näidanud, et nad ei ole ainult konsultandid, vaid on ka suutnud midagi praktiliselt ära teha. Ära teha, nii see on see vahe. Just, et sa annad nõu, aga sa ise teed ka. Ja inglise keeles see väljend, et you eat your own dog food. Mis muide baseerub reaalselt sellele, et Marsi tehases, kus tehakse, Mars teeb, ma tean, Mars Candy Bar, kommi, aga nad teevad ka koeratoitu ja kassitoitu. Ja need inimesed, kes töötavad sellel liinil, peavad kord päevas siis sööma, maitsma seda toitu, mis nad teevad. Et see tuletab alati meelde nendele, et ikkagi, kuigi see on koeratoit või kassitoit, siis meil on siin standardid, ja see peab olema piisavalt hea, et sa ise ka sööks seda. Eating your own dog food on kõige parem sümboolika, ma arvan, sellele, et sa tõesti usud oma asjasse, sa tead, et ta on puhas ja see toimib ja sa teed seda ka. Et kui sa oled näinud, et inimene reaalselt usub oma konsultatsiooni, praktiseerib neid asju, mida ta teistele õpetab ja on mingeid asju ellu viinud. Konsultant, kes on päriselus ka midagi teinud, ma arvan, et Eestis ka võetakse väga tõsiselt ja vaadatakse selliste inimeste peale kui tõsine ressurss ja need targemad ettevõtted kaasavad neid ja kasutavad neid inimesi. Turg nende jaoks, kes lihtsalt on ise hakanud nii-öelda konsultandid või koolis ainult õppinud ja nende ainukene elupraktika ongi ainult see, et ülikoolis õpiti sellist ainet, siis sellise konsultatsiooni puhul ma arvan, et see turg on suht halb. Eriti ei osteta, ei võeta, ei taheta. Ja nad mingil määral ka rikuvad turgu, eks. Kui nad saavadki, siis nad näitavad, kui halb see tegelikult on. Just, ja ka ettevõtjal, kui ta ühe korra ikkagi palkab kedagi ja maksab sellise raha välja ja saab mingit jura, et olge paindlikumad, motiveerige inimesi, et et sellise tarkusest me maksimegi, et me ei oleks, et mingi sellist
sümbolite ja slooganitega, kui sa tuled ja ühe korra maksad seda arvet, siis võib-olla järgmine kord jah, sa oled natuke saanud kõrvetada ja enam ei taha sellise teenusest maksta. Ja siis võib-olla, sul on õigus, sa ütlesidki, et see solgib turgu, et see rikub ära nende teiste inimeste jaoks, kes toovad päris lisandväärtust, kes tõesti tõstavad ettevõtteid järgmisele tasemele, aga see eelmine, kes seal käis, lihtsalt rikkus täielikult professiooni maine nagu ära. Et selle vastu ma võitlen konsultantide assotsiatsioonis, et selle pärast me selle kutsusüsteemi tegime. Kes ikka, igaüks võib ju ennast konsultandiks nimetada. See ei ole nii nagu arst või advokaat, et seal on mingi kontroll, et igaüks võib olla konsultant. 6 aastat tagasi umbes ma tulin tagasi Euroopasse. Ja see oli selline aeg, kus ma olin juba advokaadikarjääri lõpetanud paar aastat, olin natukese hakanud ettevõtlusega juba tegelema Ameerikas, tegime seal mingeid investeeringuid just Mehhiko suunas ja arendasime seal projekte. Ja tekkis selline unikaalne võimalus, kus tegelikult mul oli kõik oli lahti. Ja kuna ma olin Eestis tagasi käinud ikka regulaarselt, ikka kord aastas, 2 korda aastas, isegi vahepeal, ja mõtelnud selle peale, et tahaks ikkagi rohkem võib-olla perele olla lähemal siin ja tegeleda ettevõtlusega Eestis ka. Ja mida rohkem ma hakkasin nägema siin projekte ja sellised asju, mida inimesed tegid, see muutus väga huvitavaks, atraktiivseks kohaks. Ja see elukvaliteet siin ma arvasin ja nüüd tagantjärgi vaadates ma nägin, et nii oligi, et see elukvaliteet on ikka midagi täiesti muud. Mis mõttes muud? Et see puhkus ja need asjad, mida sa ei luba endale või ei ole võimalik võtta kas või Ameerikas. See rütm on ikka natuke teine ja see, et ma saan, kuigi ma elan siin Pirita-Viimsi piiri peal, mis on nii-öelda äärelinn või mis iganes, ma sõidan 20 minutiga ikkagi siia Radissoni. Et see on luksus. Ma mäletan, kuidas ma sõitsin ikka 1,5 tundi tööle ja 1,5 tundi koju, see on siis 3 tundi päevas veetsin autos. See oli ka koht, kus ma hakkasin kuulama audioraamatuid. Et ma mõtlesin, et see 3 tundi päevas lihtsalt põletada, kuulates mingit juraraadiost, eks, siin kinnises metallkarbis veeta, et võiks sellega midagi kasulikku teha. See on ju 1000 tundi aastas koolitust. Täpselt nii oligi. Ja siis ja see näitab, kui vana ma olen. Et selle asja nimi oli alguses Books on Tape, sest et need asjad olidki on tape ja need tulid lintide peal. Sulle saadeti karp, kus oli mingi 13 linti, eks oli siis üks raamat. Sest et tavaliselt sel hetkel autos oli see lindimängija ja just oli tulnud sisse need esimesed CD-d. Jah, esimesed raamatud ma kuulasingi lintide peale, järgmised kohe olid siis nagu CDs, et siis oli tore, see oli vähem ka neid. Aga see 1000 tundi sai siis loetud või kuulatud raamatuid, siis oli kasulikum aeg, aga siin see 20 minutit äärelinnast sisse, kõik sellised luksused, see, kui palju ruumi ikkagi on suvila seal Rakvere kandis, kui palju maad, kui puhas Eesti riik on, kõik need asjad ja kultuuriteemad veel peale, et see on väga, väga positiivne koht, kus nii-öelda tulla oma pere asutama ja elama. See on ikka väga, selles mõttes elukvaliteet. Ma pean tunnistama, et mingisugune selline kriitiline mass, koduturgu ei ole siin olemas. Et ma olin harjunud alati sellega, et Ameerikas ikkagi projektidel, Mehhikos, kus iganes, sa võtad seda for granted, et sul on ikkagi mingi 100 miljonit, 200 miljonit on sul turuna taga kohe olemas nagu selles keeles, selles rajoonis, selle distributsioonivõrguga, selle know-how'ga, selles õigusruumis. Et see on sul biopesal, et see on adresseeritav turg reaalselt, on sul kohe mingi 100 miljonit. Ja kui tuled siia, see on 1 miljon, siis nagu see on ikka dramaatiline vahe. Ja selles mõttes ma arvan, et Eesti ettevõtjatel on tõsine väljakutse, et kuidas ehitada üles oma ettevõtet sellise turu peale ja kas üldse tasub, kas on mõtet ehitada Eesti turu peale. Mulle isegi ei meeldi kasutada seda sõna eksport,
sellepärast, et ekspordiplaan on ju sama asi kui su äriplaan. See ei ole mingi eraldiseisev elukas, et nüüd me teeme eksporti, aga nüüd me teeme äri. Et eksport peakski olema su äri, eriti kui su koduturg on see 300-400 000 inimeste linn, eks. Et sul kõik su äri peakski olema eksport. Ja see ei ole eraldi plaan või eraldi tegevus. Noh, see on täitsa teistsugune fookus, aga noh, see on ka võimalus, sellepärast, et teistel turgudel, ütleme Soome turul, ma töötan ja puutun kokku ja olen isegi teinud mingeid investeeringuid Soome suunal, et nendel on juba see selline turu suurus, et sa võid juba saada mingit mugavustsooni. Selle 5 miljoni pealt juba hakkab tunduma, et täitsa enam-vähem äri võib juba teha, võtad siia mitu linna, eks, Espood ja Helsingid ja juba isegi Turgu ja Tampere, täitsa normaalsed sellised linnad, et sa võid juba midagi üles ehitada, mis siis lubab sulle seda luksust, et sa hakkadki sissepoole vaatama ja ei mõtle rahvusvahelise konkurentsi peale, ei mõtle selle peale, et sa pead läbi lööma igal pool ja erinevates kohtades. Ja seal nii valus, kui see ka ei oleks, Eestil on tegelikult eelis, et siin ei saa, seda mugavustsooni ei saa tekkida, ma loodan, et ei teki kellelgi, et selle turu peal elab ära, et ikkagi teha midagi huvitavat ja tõesti mingit korralikku väljakutset, et ikkagi päris äri kasvatada ülesse, siis sa ei saa seda teha ainult Eestile turule baseeruvalt. Ma olengi küsinud alati oma klientidelt ja oma partnerettevõtetelt, et jah, et te räägite, et kui läheb hästi, siis läheme Lätti. Et Läti keelt räägite või kui palju te üldse teate, et mis Lätis toimub? Ei, aga see on kohe siin kõrval. Ma arvan, et see kohe kõrval dimensioon ei mängi enam nii palju rolli, kuna meil on ju Skype ja vahet pole, kas on Riia, Vilnius või siis London. Skype'i kõne on Skype'i kõne. Kui sa istud ikkagi lennuki peale, see, kas sa lendad nüüd ja teed kõik need turvameetmed, asjad, pakid, kui sa lendad nüüd Riiga või lendad Londonis, tegelikult ka ei ole erilist vahet. Vahe on selles, et kas sa ostsid nüüd loteriipileti sinna turule, kus on 4 miljonit elanikku või kas või Londoni linnas, kuskil 10 miljonit ühest linnast. Et kui sa niikuinii pead rahvusvaheliselt liikuma, kui sa niikuinii pead hakkama mõtlema teistsuguse kultuuri, teistsuguse keeleruumi peale, uue distributsioonivõrgu peale, no siis mina ostaks ikkagi loteriipiletit sinna, kus võib võita kõige rohkem. Ja unustaks ära mingisugused esoteerilised turud, mis võib-olla lihtsalt kahedimensionaalselt nii-öelda kaardi peal, ekraanil tunduvad loogiliselt kuidagi järgmised ja siin kõrval. Et ma ei ütleks, et Läti oleks eriti lihtne riik, kuhu sisse nii-öelda murda. Ja et lätlane siis käed lahti ütleb, jumal tänatud, lõpuks eestlased tulevad meile pakkuma midagi, et me ei teadnudki, meil ei olnudki selliseid lahendusi ennem, et lõpuks eestlased tulevad, näitavad meile, kuidas asju teha. Et selles mõttes võib-olla isegi Londonis võetakse meid paremini või teistmoodi vastu, kui lätlased või leedukad või keegi. Et kui hakata mõtlema selle peale, et jah, laieneda ja kuhu laieneda, siis kindlasti tasuks Eesti ettevõtjatel mõtelda julgelt. Nii nagu näiteks Marimekkod ja Soome brändid, mis on löönud läbi, nad ei ole üritanud ennast kuidagi Gruusias saada number 1 Gruusias ja siis me lähme Jaapani. Et pigem oli, et lähme Jaapani ja siis võib-olla ükskord Gruusia ka ostab Marimekkod, tore, kui ei osta, siis on ka okei. Et Aasia turul näiteks on täiesti olemas Skandinaavia disain, Skandinaavia kontseptsioonid, see mood. Need vaod ja rajad on ette tõmmatud Aalto ja kõik need Iitala tooted ja Nummijärvid ja ma juba mainisin Marimekkod ja tuntakse Finlandia vodkat ja tuntakse seda disaini ja tuntakse seda esteetikat ja tunnet, et miks mitte sinna turule minna ja müüa oma asja selle asemel, kui me oleme see odav võimaluseks, et me oleme nagu mingid poolakad ja toodame eurooplasele siin sellist toodet. Miks mitte kohe Aasiasse minna sinna kõige kallima, kõige kõrgema niši kallale. Et me oleme Skandinaaviast ja me toodamegi seda kõige cutting edge disaini, mis Skandinaaviast tuleb. Tegelikult nii ongi. Kui ikkagi sa hakkad tegema äri mingisugusel turul,
kus sa tead, et sa pead regulaarselt käima ja enamus välisturul tegutsemist vajab ikkagi sinu aktiivset järjepidavat sekkumist ja kätt pulsil hoiakut ja klientidega kohtumist, et sa kuuled, mis seal toimub, et sa oled kursis asjadega, siis kui sul ei ole reaalset liiklusvõimalust, näiteks mingi Barcelonas, 2 korda nädalas vist saad nii-öelda otse normaalse lennuga Tallinnast. Sa äri mõttes, ettevõtte mõttes su ei ole loogiline, et sa lähed neljapäeval ja järgmine kord, millal sa saad Barcelonast tagasi, on teisipäev. See ei toimi niimoodi, see ei ole reaalne, eks. Siis tulebki kaaluda, et võib-olla enam sellist äri ei saa ajada, et sa pead aktiivselt olema kogu aeg Hispaania turul käima, aga sa saad ainult 2 korda nädalas edasi-tagasi. Jah, selles mõttes tõepoolest ma olen sinuga nõus, et lennuliiklus on tänapäeval ikkagi strateegiline ressurss ja neid ühendusi tuleb jälgida.